Kapten Kobin edastab raadio kaudu hädaabikutse. Scandis Rose oli 40 meetri pikkune terasest kalalaev, mis oli registreeritud Alaska Dutch Harboris ja ehitatud 1978 aastal Alabama osariigis Mobilis asuva Bender Shipbuilding Company poolt. Laev all oli luba püüda Beringi meres kuningakrapi, opilio ehk Alaska lumekrabi ja Vaikse ookeani turska, kasutades jäigast terasvõrgust valmistatud püüniseid, mida nimetatakse mõrdadeks. Suvekuudel tegutses see abilaevana lõhepüügil Beringi meres ja Alaska lahes. Seda omas Scandis Rose Fishing Company, mis asub Bremertonis, Washingtoni osariigis ning see osteti eelmiselt omanikult 2008. aastal. Ettevõtte omand kuulus 3 inimesele, kusjuures Dan Matson oli laeva haldur ja enamusosanik. Scandis Rosei väärtuseks hinnati 15 miljonit. See oli varustatud 12 päästeülikonna, 1 e-pirbi ehk hädaolukorra asukoha näitava raadiomajaka ja 2 päästeparvega. See e-pirb on lootud vabalt pinnale tõusma, kui laev upub automaatse aktiveerimisega ja signaali saavad satelliidid vastu võtta kõikjal maailmas, saadab e-pirb välja hädasignaali koos unikaalse identifitseerimiskoodiga, mis annab teavet laeva, selle asukoha, nime, päästevarustuse tüübi ja hädaabikontaktide kohta maismaal. 2019. aasta 20. juunil sai Scandis Rose oma seisukorra ja hindamise aruande, mis näitas, et laev oli hästi hooldatud ja läbis põhjaliku ülevaatuse. 2019. aasta aprillist juunini ei sisaldanud seisukorra ja hindamise uuring uut laeva stabiilsuse aruannet. Stabiilsuse aruanne koostatakse selleks, et anda juhised, kuidas säilitada laeva stabiilsust. Kui palju kaalu saab jaotada, ilma et see mõjutaks laeva stabiilsust? Scandis Rose kasutab endiselt eelmist stabiilsuse aruannet. Ma ei tea, millal seda aruannet viimati uuendati. 29. detsembril 2019 valmistavad kapten Gary Kobin Jr. ja tema 6 meeskonnaliiget Scandis Rose'i lahkumiseks Kodiaki Cannery Roast. Beringi merepotitурsa püügahooaeg algab 1. jaanuaril 2020. Beringi meri on talvel väga külm. Temperatuur on 32 kraadi Fahrenheiti järgi. Scandis Rose'il on 7 meeskonnaliiget, kapteen ja 6 tekimeest. Kapten Gary Kobin Juniorile kuulub 30% laevast ja kaptenina teeb ta otsuseid, millal ja kus kala püüda. Tal on 45 aastat kalapüügi kogemust. Neist 40 aastat on ta olnud kalalaevade kapten Alaska lahes ja Beringi merel. 2009. aastal sai temast Scandis Rose'i täiskohaga kapten ning tema kolleegid peavad teda väga heaks kaluriks ja kogenud kapteniks. Teki meeskonna liikmete kogemus ulatub 1 aastast sarnastel laevadel töötamisest kuni 20 aastani. Teki meeskonna liige valmistab ette ja kasutab kalapüügivarustust, parandab ja hooldab püügipotte ning vajadusel aitab kaptenil laeva juhtida ja navigeerida. Üks teki meeskonna liige, David Kobin, on kapteni poeg. Art Ganasius on laeva mehaanik, Brock Rainey on tekiülem. Seth Soringanerusau on laeva kokk. John Lawleril on 11 aastat kalapüügi kogemust ja ta liitub laevaga 3 päeva enne väljasõitu oma esimeseks vahetuseks. Ning Dean Griblil, kellel on 20 aastat kogemust, liitub laevaga lühikese etteteatamisega, kui teine tekimees lahkub. Ma arvan, et ta on varem töötanud Scandis Rose'i peal, aga algselt ta ei pidanud tulema sellel reisil. Meeskond töötab hilisõhtuni, laadides ja kinnitades 198 krabipüünist. Püüniste kaal on erinev ja vastavalt meeskonna käsutuses olevatele stabiilsusjuhistele kaalub iga püünis 379 kilogrammi. Püünised on laotud 9 ritta eest taha ja 4 ritta küljelt küljele. Need ulatuvad 6 meetri kõrgusele tekist ja võtavad enda alla kogu laeva peateki ala. Iga rida on laotud 5 püüni kõrguselt, välja arvatud silla parema ehk tüürboordi külje ees. Juhtimiskoht, kus need on laotud ainult 4 püüni kõrguselt. Nii saab kapten neist mööda vaadata ja need on laevale kinnitatud kettidega. Juhtimiskoht on natuke nagu vaatluskoht, kus kapten saab laeva juhtida ja näha, kuhu ta läheb. Järgmisel päeval, 30. detsembril,
Nad liiguvad tankimiskaile, kus nad tangivad 2100 gallonit diislikütust, täidavad veepaagid, ostavad 6811 kilogrammi sööta ja laadivad selle vööri laoruumi. Kapten Kobin viib meeskonnaga läbi ohutusõppusi. Nad arutavad masinaruumi tulekustutussüsteemi ja päästeparvede asukohta. Kuidas kasutada laeva e-pirbi ja kuidas teha Mayday-kõnet laeva raadiosaatjate abil. David Cobbin, kapteni poeg, teeb näidis Mayday-kõne ja Dean Gribble näitab, kuidas selga panna päästeülikond, tehes seda 42 sekundiga. Pääste ehk ellujäämisülikonnad on veekindlad ülikonnad, mis on mõeldud kaitsma alajahtumise eest külmas vees. Ilma nendeta on inimese eeldatav ellujäämisaeg Beringi meres 30–90 minutit. Kuid päästeülikonnaga võib see olla kuni 5,5 tundi. Eeldusel, et ülikond ei leki, hoitakse ülikondi sillal kapis. Meeskonnale näidatakse avarii raadiopoid, kuid nad ei testi, kas see töötab. Ohutusõppus salvestatakse. Kõik meeskonna liikmed allkirjastavad selle ja see saadetakse laeva haldurile. Kapten arutab nende marsruudi ilmaprognoosi, et kõik oleksid teadlikud, kui halb ilm tuleb. Ta ütleb, et nad satuvad jäätumistingimustesse, kus merepritsmed võivad jäätuda laevale ja krabimõrdudele enne väljumist. Ta kontrollib ilma nii riikliku ilmateenistuse mereilmaprognoosi kui ka Windicomi, mis on ilmaprognoosi veebileht ja mobiilirakendus. Enamik selles piirkonnas tegutsevate kalalaevade kaptenitest kasutab Windicomi rakendust, sest neile meeldivad selle graafika ja detailsemad andmed. 5 tundi enne nende väljumist pannab riiklik ilmateenistus välja mereilmaprognoosi, mis hoiatab tormituulte ja tugeva jäätava pritsi eest laeva marsruudil. 30. detsembril kell 20:35 lahkub Scandis Rose Kodiakist keskmise kiirusega 10 sõlme. Planeeritud marsruut kulgeb läbi Kuprunovi väina, seejärel edelasse üle Shilikovi väina, suunas Falls Pass ja edasi Beringi merele. Pärast sadamast väljumist koostab kapten meeskonnale vahigraafiku, et nad oleksid navigatsioonis, vahis ja juhiksid laeva. Kapten Kobin juhib laeva 6 tundi ja iga meeskonna liige on vahis 1 tunni. Vahetused korduvad iga 12 tunni järel alates 31. detsembri kella 2:00 ST kuni 8:00 nii ning meeskond käib korda mööda tunniajases sillavahis. Iga vahikorra lõpus teeb meeskonnaliige kontrolli masinaruumis, et veenduda laeva mootorite ja abiseadmete töökorras olekus. Reisi esimestel tundidel lained tulevad vasakult ehk backboardi poolt ja tuul paremalt ehk tüürboardi poolt. Sillal on ainult 2 aknal soojendid, et takistada nende jäätumist. Valvs olev vahimees märgib, et laev on saanud mitu lainet üle vööri ning jää koguneb laeva tüürboardi küljele ja ees olevatele pottidele. Ta hindab, et jää paksus on umbes 1 toll võrgu eesmistel tüürboardi pottidel ja laeva välispiiretel. Aga see pole piisavalt paks, et nad peaksid jääd eemaldama. Jää eemaldamiseks peavad nad aeglustama, pöörama laeva tuulde ja purustama jääkuvaldatega. Scandis Rose jätkab ühtlasel edela kursil. Mootor töötab ühtlase pöörlemissagedusega, kuid kiirus langeb 10-lt 6,5 sõlmeni. Tuul ja ilm lähevad hullemaks ning tekitavad palju pritsmeid, mis muutuvad jääks. Kell 19:30 enne kui kapten alustab oma vahetust. Kella 20:00 kuni 02:00 räägib ta vahetuses oleva meeskonnaliikme Dean Gribbeliga. Nad arutavad halvenevat ilma, laeval ja krabipüügipottidel kogunevat jääd ning tüürboardi tekkivat 2-kraadist kreeni. Nad kaaluvad kiiruse vähendamist ja kursi muutmist, et piirata jäätumist põhjustavat jäätuvat merepritset. Dean küsib, kas ta peaks meeskonna üles äratama ja jää krabipottidelt eemaldama, kuid Kobin otsustab jätkata kurssi ja kiirust ning mitte meeskonda äratada. Ta arvab, et ilm on liiga karm, et meeskond oleks tekil ja lõhuks jääd 70 sõlme tuule käes ja et nad võivad oodata, kuni laev jõuab kaitstud vetesse. Scandis Rose on umbes 11 miili kaugusel kohtadest, mis võivad pakkuda tuule eest varju Satviki saare ümbruses.
kapten Cobin ütleb insener Artile, et ta pumpaks kütuse vasakpoolsetesse paakidesse. Enne sillalt lahkumist, et parempoolset kallet parandada, märgib Dean läbi selgete sillaakende, et parempoolsed krabipüüniste virnad ja võrgud on kaetud 2 tolli paksuse jääga, mis teeb Scandis Rose'i parema külje raskemaks, mistõttu neil ongi 2-kraadine kalle. Kell 20.12 helistab kapten Cobin kapten Dan Matsonile, kes on Scandis Rose'i kalastusfirma enamusosanik ja samuti Amatuli kapten, mis lahkus neist eespool. Scandis Rose asub umbes 8 miili kaugusel Kirdes Satwicki saarest. Amatuli asub 6 miili Kirdes Ulakta neeme juures, mis on umbes 360 miili edelas Scandis Rose'i asukohast. Ja valmistudes sisenema Dutch Harborisse, arutavad 2 kaptenit ilma ja Scandis Rose'i praeguseid tingimusi, ilma et nad teeksid kindlaid otsuseid. Cobin helistab kolleegist kaptenile kalapüügilaeval Pacific Sounder. Ta ütleb talle, et laev jäätub tõsiselt ja ta on mures, et neil on nüüd tugev parempoolne kreen. Meeskonna laadinud Scandis Rose'i vastavalt pardal olevatele stabiilsusjuhistele, kuid need juhised ei ole usaldusväärsed. Tollased juhised kalalaeva stabiilsuse jäätumise mõju arvutamiseks. Need ei arvesta, kuidas jää tegelikult koguneb krabipüüniste virnadele, nende sisse ja ümber. Kapten Cobin ütleb, et ta ei tunne end turvaliselt, kui tema meeskond peab jäist lahtisel tekil eemaldama, sest ilm on tormine. Seega proovib ta tuule eest varju leida. Satwicki saarest edelas kell 21.45 on Scandis Rose 25 miili Satwickist lõuna pool. Kapten Cobin vähendab kiirust Uus-Selmeni ja pöörab Scandis Rose'i 50 kraadi paremale loode kursile ning suundub varju otsima Satwicki lõunalahe äärde. Ta helistab taas Pacific Soundi kaptenile ja ütleb paanilises toonis, et kreen on hullemaks läinud. Teki aluses ärkavad John Lawler ja Dean Griddle, 2 tekimeest järsult üles, kui nad äkitselt oma narivoodites paremale küljele veerevad. Scandis Rose kaldub järsult üle 20 kraadi paremale pardale ega naase enam püstisesse asendisse. Tajudes, et midagi on valesti, hüppab John voodist välja ja suundub sillale hüüdes. Mis toimub? Kapten Cobin vastab, ma ei tea, ma arvan, et me upume. Ta on telefonis ja üritab paaniliselt Mayday kõnet teha, kuid sillal ei kõla ühtegi alarmi. Nii et John hüüab oma toakaaslasele Deanile alla, et laev upub. Dean tormab sillale ja võtab kapist välja päästeülikonnad. Mõne minuti jooksul kogunevad sillale veel 3 meeskonnaliiget, kuid mitte mehaanik. Kui Scandis Rose kaldub tugevalt paremale, on neil raskusi päästeülikondade selgapanekuga. Kui John saab oma päästeülikonna pooleldi selga, lahkub ta sillalt vasakpoolse ukse kaudu. Ka Deanil on raskusi oma päästeülikonna selgapanekuga. Tool, mida ta kasutab enda toetamiseks, annab järele ja ta kukub põrandale. Ta roomab vasakpoolse ukse, kus John aitab tal ülikonna selga panna. Kell 21.55 edastab Cobin lõpuks raadios Mayday hädakutse. Cobin suudab edastada laeva asukoha enne, kui laev järsult kõigub. See paiskab ta tekile ja ta libiseb kogu tee silla parempool seini. Kell 21.55 võtab Kodiaki rannavalve vastu Mayday hädakutse. Kui nad vastavad, ei saa nad Scandis Rose'ilt vastust. Rannavalve teatab kohe Juneaus asuvale rannavalve 17. ringkonna juhtimiskeskusele hädas olevast laevast, andes teada laeva nime ja asukoha. 17. ringkond edastab selle teabe rannavalve sektorile. Anchorage'is kell 22.08 annab Anchorage'i rannavalve juhtimiskeskus korralduse Kodiaki lennubaasile saata õhku MH-60 Jayhawk päästekopter. Pärast mitmeid katseid võtas Scandis Rose'iga raadioteel ühendust, mis jäävad vastuseta. Rannavalve annab välja kiireloomulise teate, milles palub kõigil piirkonnas viibivatel laevadel olla eriti tähelepanelik ja teatada kõigist tähelepanekutest rannavalvele. Nad võtavad ühendust ka kalalaevaga Rough and Ready, mis on ankrus umbes 25 miili lääne pool Scandis Rose'i viimasest teadaolevast asukohast. Ilmastiku tõttu ei saa Rough and Ready abi pakkuda. Silla vasakpoolse ukse juures karjuvad Jaan ja Dean teistele, et nad tuleksid tekile. Kiiresti. Scandis Rose kaldub veelgi paremale, kuni jõuab umbes 45 kraadini ja siis kaob elekter.
Nad kuulevad, kuidas teised meeskonnaliikmed appi hüüavad, kui nad üritavad välja ronida. John ja Dean otsivad köit, mida roolikambris lõksus olevatele meeskonnaliikmetele visata, kuid kõik õied on külmunud, täiesti kõvad. David Conan, kapteni poeg, jõuab vasakpoolse ukse juurde, paneb selga oma päästeülikonna ja peatub, et oodata oma isa, kes võitleb väljapääsu poole liikumisega. Siis Scandis Rose kaldub küljele ja hakkab vajuma. John ja Dean püüavad jääda kõrgemale poolele, kuid laine paiskab nad kummuli läinud laevalt jääkülma vette. Dean pöördub tagasi laeva poole ja näeb, et vöör seisab otse veest püsti. Siis kaob see 5 ülejäänud meeskonna endaga kaasa. Kui see kaob jääkülma veepinna alla, eraldavad 9 meetri kõrgused lained ja 45 sõlme tugevad tuuled Johni ja Deani, kui Scandis Rose upub. Päästeparved, mis on kinnitatud roolikambri katusele, vabanevad automaatselt 4 meetri sügavusel. Päästeparved on laeva külge kinnitatud 30 meetri pikkuse kõiega. Seda kõit nimetatakse päästekõieks ning kui päästekõis on täielikult välja sirutatud, aktiveerib see päästeparve survestatud süsinikdioksiidi balloonid, mis täidavad parve automaatselt õhuga. Avariiraadioboi vabaneb samal sügavusel kui päästeparved. Dean näeb ühe päästeparve tuld umbes 15 meetri kaugusel. Oma päästeülikonnas hüljudes jõuab ta laine abil päästeparveni ja ronib pardale. Seejärel hakkab teisi hüüdma. John kuuleb Deani, ujub tema hääle suunas ning 20 minutit pärast eraldumist saavad nad taas kokku. Tormises vees ujutatakse päästeparv üle, hoolimata sellest, et päästeparves on üle meetri vett. See hõljub vee peal ja vesi hoiab seda tegelikult tormisel merel stabiilsena. Dean ja John on jääkülmas vees, kuid nende ülikonnad hoiavad keha soojust, võimaldades neil taluda karmilt külmi tingimusi. 10 minuti pärast kustub parve tuli pimeduses. Nad näevad teise päästeparve tuld. Neil tekib kiusatus selle poole ujuda, kuid nad juba võitlevad ellujäämise nimel märjas, külmas ja kõikuvast päästeparves. Pärast olukorra hindamist otsustavad nad mitte riski võtta. Mõne aja pärast leiavad nad hädaolukorra ellujäämispaki, mis on tihedalt päästeparve ukse lähedale kinni seotud, kasutades külmakaitse ülikonna kohmakaid kindaid. Nad pusivad ellujäämispaki avamisega, kui kuulevad, kuidas helikopter tiirutab taevas nende kohal. Nad lasevad kiiresti ellujäämispakist rakette, püüdes sellega helikopteri tähelepanu tõmmata. Kui kõik raketid on ära kasutatud, ei näe nad siiski ühtegi päästeüksust. See on lihtsalt tuul, mis teeb neile Kodiaki lennubaasis vingerbusse. Päästeoperatsiooni planeerimist raskendab asukoha kaugus ja rängad ilmastikutingimused, mis viivitavad Jayhawki päästekopteri õhku tõusuga. Lisaks on vaja täiendavat lennuplaani ning meeskond laadib kopterile lisakütust, et suurendada selle lennuulatust ja otsinguaega. Kell 23.30 üle 90 minuti pärast hädakõne vastuvõtmist tõuseb päästekopter lõpuks õhku Kodiaki lennubaasist, et alustada otsingu ja päästeoperatsiooni. Mõni minut hiljem suunab 17. ringkonna juhtimiskeskus rannavalvelaev Melloni patrullilt Dutch Harbori lähedalt Scandis Rose'i viimasesse teadaolevasse asukohta. Melloni hinnanguline saabumisaeg on rohkem kui 16 tunni pärast. C-130 lennuk Elmendorf Richardsoni õhuväebaasist Anchorage'is saadetakse otsingutele appi ning toimib ka sidevahendina. Äärmuslike ilmastikutingimuste tõttu peavad rannavalve kopteripiloodid lendama pilve katte all, 91 meetri kõrgusel, nähtavusega alla poole miili. Tugevad tuuleiilid saarte ümbruses põhjustavad tugevat turbulentsi ja allatuuli, mis on nii tugevad, et mõlemad piloodid peavad vaeva nägema, et hoida kopterit horisontaalselt. Kell 2.00 pärast 2,5 tunnist lendu ning 170 miili läbimist jõuab MH-60 Jayhawki kopter Mayday koordinaatidele. Lained on 6-9 meetrit kõrged, tuule kiirus on 35-50 sõlme ning sajab tugevat vihma ja lund. Scandis Rose e-pirbil on 48-tunnine tööaeg, aga rannavalve pole selle signaali kätte saanud. Ilma signaalita pole millelegi keskenduda. Päästehelikopter alustab otsingumustrit, otsides alust, ellujäänuid või rusu välja. Nad leiavad päästeparve ja saadavad päästja alla uurima, kui ta avastavad, et see on tühi.
4 tundi pärast päästeparvele minekut kuulevad John ja Dean mootori häält ning näevad seda, mida nad peavad laeva masti tuleks. Kuna rakette pole enam alles, mida lasta. Nad tuhnivad parve varustuse pakis ja leiavad taskulambi, millega annavad laevale märku. Üks laevapilootidest, kes kannab öövaatlusseadmeid, märkab kauguses vilkuvat taskulampi samal ajal, kui päästeõõjad tõstetakse kell 2:08 tagasi kopterisse. 1. jaanuaril 2020 leiab rannavalve päästekopter teise päästeparve pardal olevat 2 meeskonnaliiget. Jällegi lastakse päästeõõjad päästeparvele ja nad aitavad mõlemat meeskonnaliiget, kui neid kopterisse tõstetakse. Kui nad on pardal, räägivad 2 ellujäänud pilootidele, et nad ei näinud ühtegi teist meeskonnaliiget laevalt põgenemas enne selle uppumist. Nüüd kütus otsa korral seab päästekopter kursi oma baasjaama Kodiakis. C-130 jääb sündmuskohale, et jätkata mereteabe edastamist. MH-60 Jayhawk annab ellujäänute koordinaadid C-130 kaudu edasi rannavalve juhtimiskeskusele. Rannavalve koostab otsingu mustri ja annab koordinaadid järgmisele kopterile edasi, kuid edastatud asukoha teave on vale. Teel Kodiaki poole lülitab piloot kütuse säästmiseks välja abitoiteüksuse, mis omakorda lülitab välja ka küttesüsteemi. Ellujäänud ja meeskond peavad lennu ajal ootama jäises sektsioonis. Kell 03.24 tõuseb teine MH-60 õhku Kodiaki lennubaasist, et jätata täiendavate ellujäänute otsinguid. Kell 03.46 tundi pärast Mayday kõnet maandub esimene MH-62 ellujäänuga Kodiaki lennubaasis. Seal viiakse Dean ja John ootavasse kiirabiautosse ning nad toimetatakse kohalikku haiglasse, kus neid ravitakse alajahtumise tõttu. Kell 05.34 jõuab teine kopter sündmuskohale ja järgib otsingumustrit, mis loodi valede koordinaatide põhjal. Edastatud koordinaadid asuvad Mayday signaali asukohast 78 miili põhja pool. Kell 06.40 lahkub kopter sündmuskohalt ja naaseb baasi. Alles siis saab otsingu ja päästekeskus veast aru. Kõik järgnevad otsingud viiakse läbi õiges ja uuendatud otsingupiirkonnas, tuginedes Mayday kõnest saadud koordinaatidele ning päästeparve uuendatud koordinaatidele 1. jaanuaril. Rannavalve MH-60 helikopterid jätkavad piirkonna otsinguid. Esimesed C-130 lennuki asendab teine C-130 Anchorage'ist rannavalve lõikurlaevalt. Mellen saabub sündmuskohale Dutch Harborist kell 16.15, et otsingutesse panustada, kuid enne päikeseloojangut kell 17.01 otsustab Melloni kapten otsingutest loobuda. Teki peale reisi kogunenud tugeva jää tõttu peatab rannavalve kell 18.08. 20 tundi pärast Mayday kõnet ja 16 tunnist ellujäänute otsingut, otsingu ja päästeoperatsioonid. 2 ellujäänud viidi Providence Kodiak Island Medical Centerisse, kus neid raviti alajahtumise ja külmast tingitud vaevuste tõttu ning nad lasti samal päeval haiglast välja. Kaptenit ja ülejäänud 4 meeskonnaliiget ei päästetud. Rannavalve kasutas 3 MH-60 helikopterit, 2 C-130 lennukit ja 1 patrull-laeva, et otsida 1400 ruutmiili ulatuses ookeani Satwicki saare lähedal. Scandis Rosei omanikud palkasid merepäästja ja hüdrograafilise uuringufirma, et vrakk üles leida ja dokumenteerida. 2020 aasta 9. veebruaril lahkus Paradigm Marine'i omanduses ja opereeritav mootorlaev Endurance Kodiaki sadamast. Endurance kasutas Alaska merendusennetuse ja reageerimisvõrgu poolt antud asukoha andmeid. Rannavalve ja Scandis Rosei omanikud kitsendasid otsinguala. 10. veebruari hommikul jõudis Endurance Scandies Roosi viimasesse teadaolevasse asukohta ja leidis veepinnalt diislikütuse laigu, mis ulatus üle veerand miili. Sonaarit kasutades leidsid nad Scandies Roosi umbes 49 meetri sügavuselt veest, umbes 335 meetri kaugusel Mayday asukohast. Laev lebas paremal küljel ida-lääne suunas, vöörsuunaga itta parema külje poole ning selle kõrval oli rusuväli. Umbes 29 meetrit 13 meetri ulatuses merepõhjal ulatusid laevale kinnitatud kalapüügipoid ülespoole, ulatudes peaaegu 12 meetri kaugusele veepinnast allapoole. 11 ja 13 veebruaril viisid nad läbi ROV-i videouuringud.
töötades talvise ilma ja loode tingimuste kiuste. ROV dokumenteeris Scandis Rose'i vrakki ja rusu välja. Nad leidsid tühja Epierbi hoidiku silla ukse taga, vasakpoolsel reilingul. Mitmed laeva välisuksed näivad olevat saanud kahjustada kokkupõrkes merepõhjaga. Kaadrid laeva põhjast, vasakust pardast ja ahtrist näitasid, et kere oli terve. Uuringu aruanne näitas, et sillal nähti 2 oranži päästeülikonda, mis näisid sisaldavat inimeste jäänuseid, kuid neid ei toodud pinnale. Lisapäästeülikondi ei nähtud. 13. veebruaril pärast viimast ROV-i sukeldumist naasis Endurance halveneva ilmaga Kodiaki. Scandi Rose'i ei toodud kunagi pinnale, kuid aastaid hiljem jõudsid mõned boiid randa ja need tagastati kapten Coventi perekonnale.